Roheline linn tähendab minu jaoks sellist linnakeskkonda, kus me teeme pidevalt neid otsuseid, mis on pikas plaanis õiged. Roheline pealinn on selline linn, kus on kõikidel liikidel, nii inimesel kui ka kõigil teistel liikidel ühtviisi hea elada. Roheline pealinn on minu jaoks see, kui me tegeleme jäätmetekke ennetusega. Plastnõud on küll odavad, aga nad saastavad meid ümbritsevat keskkonda. 10-minutiline distants autoga on küll harjumuspärane, aga tegelikult meie tervisele see mõjub pärssivalt ja kaaskodanikele saastavalt. Prügi sorteerimine on järeltegevus. Täna on väga palju lahendusi juba korduskasutuse näol olemas. Nüüd on vaja meil ainult oma kodudes ja ka ettevõtetes kõik need korduskasutuslahendused rakendada, et jäätmeid päriselt vähendada. Minu jaoks on roheline pealinn see, kui inimesed ise saavad selle loomisse panustada. Nii nagu siin kogukonnaaias, kus kohalikud inimesed, elanikud, eri vanuses, eri taustaga, eri rahvusest koos kasvatavad endale meelepäraseid taimi, muuhulgas toitutaimi ja muudavad koos selle naabruskonna meeldivaks, mitmekesiseks ja roheliseks. Roheline pealinn minu jaoks on ennekõike elukeskkond, kus ma tunnen ennast hästi turvaliselt. Ma tean, et kõik asjad on õiged, kõik asjad on õiges kohas, kõik on paigas. Linnaloodus minu jaoks tähendab vähendatud mudelit loodusest ja väga oluliseks pean, et seda saaksid nautida kõik inimesed, ka puuetega inimesed, ka eakad. Minu jaoks oli rohelise pealinna aasta väga tähtis, sellepärast et tegi nähtavaks need väiksed teosed, mis meie linna elanikud ja ka linn ise teeb. Need väiksed teosed nagu prügi koristamine oma kodu ümbruses või need linnaaidade arendamine või looduse taastamine. See aasta kindlasti andis nendele teostele suure hoogu sisse ja ma loodan, et edaspidi nad lähevad aina suuremateks. Linn peaks hoolitsema selle eest, et inimestel oleks alternatiivseid võimalusi autole ja et need oleks võimalikult mugavad. Tallinn minu arust on väga hästi sellega toime tulnud. Meil on väga ilusad uued trammid, rongid, bussid. Roheline linn on minu jaoks linn, kus mul on hea elada, kus mõeldakse selle peale, kuidas kõigepealt võimalikult vähe tarbida. Ja kui siis juba tarbitakse, siis kuidas tarbida selliselt, et selle jalajälg oleks võimalikult väikene. Ja nüüd, kui meil jääb sellest jalajäljest midagi üle, ehk siis tekib jäätmeid, siis kuidas me oleme mõelnud sellele, et need jäätmed oleksid ringluses? See on selline linn, mis ei raiska. Roheline linn on linn, kus on toimunud mõtteviisi muutus ja me teeme pidevalt pikaajaliselt õigeid otsuseid. Me teame, mis need on. Me peame neid tegema.